meeletu aeg, mu sees vaikne tee. Kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tuules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel. Mis alles on veel. Uus hommik mind ootab, uus algav päev. Ma sulen silmad ja tunnen, et jään. Lootus ja unistused tasa mind viivad, kõik uus on ees. Hilissügis oli käes ja ilmad olid muutunud jahedaks ning päevad lühikeseks. Agne veetis üha rohkem aega Hanno majas. See ei olnud enam lihtsalt külas käimine. Midagi nende vahel oli muutunud. Hanno jälgis muigega, kuidas Agne elutoas ringi vaatas. Mida sa uurid nii tähelepanelikult? Ma koristasin ja võtsin tolmuga. Agne naeratas. Ma vaatan jah, et oled kõvasti pingutanud. No ma ei oska eriti, aga sinu siia tuleku puhul proovisin. Agne vaatas talle hetkeks pikemalt otsa. Agne, kui me nüüd kokku kolime, siis ma koristan ise. Hanno muigas kohe. Teeme täpselt nii, nagu proua soovib. Kuule, jäta nüüd see prouatamine. See oli kerge ja soe hetk, aga selle all oli juba otsus, mida kumbki enam edasi lükata ei tahtnud. Samal ajal katkestas Elena päeva nõustamiskabinetis ootamatu külaline. Diana seisis ukse vahel, pilt terav. Ma tulin sulle ütlema, et soovin sinuga ära leppida. Elena ei muutunud. Ma ei tea, et me tülis oleksime. Vestlus muutus kiiresti pingeliseks. Diana, ma annan sulle Teedu suhtes vabad käed. Elena vastus tuli külmalt. Minu käed ei ole kunagi seotud olnud ja enne lahkumist lisas ta veel: arvestades sinu viimase aja tegusid, ma väga ei usalda sind. Diana lahkus, aga õhku jäi tunne, et see ei olnud veel läbi. Õhtul pakkis Agne Elena majas kohvreid. Elena jäi uksele seisma. Hetk hiljem kallistasid nad teineteist vaikides. Mitte hüvasti jätuks, vaid selleks, et kinnitada. Miski nende vahel ei kao. Samal õhtul istusid linnas Agne majas köögilaua taga Kätlin ja Teet. Jutt liikus Diana, vanaisa tervise ja Elena peale. Kätlin uuris otse, kas Teet plaanib Elenaga ühist tulevikku, mille peale mees taipas ehmatusega, et oli kogu selle teema viimastel päevadel täiesti tahaplaanile jätnud. Vestlus muutus korraks lõbusamaks, kui Kätlin hakkas vanaisa parodeerima. Poiss, kurat, sa tahad mind vanadekodusse surema viia või? Teet, see on täpselt tema moodi. Järgmisel hommikul jätkus kõik Elena majas vaikse sügishommiku rahus. Elena valmistas köögis kohvi ja võileibu. Agne tuli uniselt alla ning jäi hetkeks seda tuttavat vaatepilti vaatama. Mul on kahju, olen selle kõigega nii ära harjunud. Elena muigas õrnalt. Homsest vaatad, kuidas Hanno sulle kohvi voodisse toob. Hiljem tõi Agne kohvreid trepist alla. Elena jälgis teda vaikides. Elena, ja nii sa jätadki mind üksinda. Oh, Elenake, me oleme ju praktiliselt naabrid. Vestlus kandus peagi Säsili peale, kellest polnud mitu päeva midagi kuulda olnud. Nad helistasid talle. Telefonis kostis unine ja kähedavõitu hääl. Selgus, et Säsil oli olnud kõrvapõletikuga haige. Kui Agne lõpuks ütles, et kolib Hanno juurde, jäi telefonis hetkeks vaikus. Siis kostis dramaatiline hüüatus. Säsil, vaesakene, miks vaesake kohe? Säsil, mitte sina. Elenast on mul kahju. Kõik puhkesid naerma. Samal ajal istusid politseimajas Teet ja Aapo. Aapo telefonile saabus uus sõnum Birgitilt. Mõne sekundi pärast vajus värv tema näost ära. Noh, mõni uus naine jälle. Aapo pööras telefoni tema poole. Ekraanil oli foto rasedustestist. 2 selget triipu. Pildi all kiri palju õnne, ma olen rase. Teet vaatas pilti ja turtsatas siis vaikselt. Teet, nojah, issi Aapo. Ole vait. Õhtu Hanno majas algas hoopis teistsuguses meeleolus. Ülakorruse magamistoas seisis Agne Hanno embuses. Vihm sahises vastu katust ja kogu maja tundus soe ning turvaline. See magamistuba on selle maja kõige mõnusam koht. On jah, siin on kuidagi rahulik. Hiljem püüdis Hanno teha pidulikumat õhtusööki, kuid köögist hakkas järsku suitsu tulema. Jo Heidi, ma unustasin selle kana täiesti ära! Agne puhkes naerma. Pole hullu. Säsili puhul oleks see täiesti tavaline laupäev. Kuigi kana oli kõrbenud, jäi õhtu ise soojaks ja helgeks. Aga samal ajal istus Elena üksinda oma diivanil, pleed ümber ja raamat käes. Elena, ei, ma ei hakka Teedule helistama. Kui ta tahab, siis helistab ise.
kuid telefon jäi ikkagi tema pilgu alla ja samal ööl sõitis Diana vihmases pimeduses linnast välja. Auto keeras metsavahelisele kruusateele ja jäi lõpuks Elena maja lähedale seisma. Maja akendest paistis soe valgus. Diana vaatas vaikides maja poole läbi vihmase küljeakna ja selle pilgu taga ei olnud enam ainult armukadedus. Jätkub!